Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 51 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas Ursula von der Leyen ütles Pariisis ka midagi hullumeelset? Miks ikkagi päikeseparke suletakse? Ja täna just tuli ka, kohe tuli ka sõnum meile. Siis rahvast küsib Primorski ja Ust-Luga põleng, kellele see kasulik on, Venemaale või Euroopale? Palun, Andres. Nii, tervist, mõistust ja tarkust hakkame jälle taga ajama, hakkame alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima ja kiiruga ütleme ära ülevalt vaadake eesti.com universumi ainuväli, kui te seda saadet vaatate, Jaan Järvik, emeriitprofessor, Hesiisa esiema ja LAV ja ERR-id, mis need tähendavad ja Mendelejevi kolmainsuse pilt on, siis saate ka aru, mis toimub. Ja nüüd huvitav küsimus tuli, kas Venemaa ja Primorsk ja Ust-Luga, selline küsimus tehnokraatlikult pildist, mina poliitikat suurt ei loe, ei huvita see asi, sest need on kõik ajaloos korduv tsükkel ja kui näed ära, millises olukorras ta on, siis ta on. Ja praegu, kui siin droonirünnaka oli veel Narva, Auvere, torni pihta ja nii edasi, siis mis on alati vanasõna ütleb, sõjas võitjaid ei ole. Ja võin teil küsida vastu nüüd, ennem kui sellele vastata, kumb variant on parem, kas sõbra käest kirvega pähe saada või siis vaenlase käest kirvega pähe, kas on vahe olemas? Mina näen, et suurt vahet ei ole, sest sõbraga võib-olla pöörad selja, ta lööb selja tagant pähe sulle, aga vaenlane lööb otse, siis pead natukene valmis olema. Aga nüüd, mis oli siis selle Ust-Luga Primorski põlemine ja selle pommitamine, nafta põleb seal ja nii palju ma olen kuulnud, 40% nafta toodangust nüüd nagu seisab, aga see on ju Venemaale kasulik. Ja Euroopal on ta kahjulik. Vaadake, meie bensiini hinnad ja meie nafta ja muud hinnad on päris kõrged juba ja mahutid tühjenevad Euroopas ja seal ütleme seal Iraani pool, see jääb kaugele, sealt võtame ka numbri, mina numbrite järgi võtan, seal räägitakse, et see Hormuzi väinast läbib 1/4, see on siis 1/4 nafta toodangust või 1/5, 20%. Ja kui 40 nüüd ka jäi seisma Vene toodangus, siis see suurt mõju ei avalda nendele, kes seal ligidal on, nad pööravad ringi ja lähevad. Ja kasu saab ta lihtsalt sellepärast Venemaa, sellepärast vaadake, nõukaaega läheme tagasi, ma töötasin Mõigu Kekis, siis olid sellised ajajärgud, kus kütus oli ka käes ja põletati Männiku karjääris seda kütust, et saada uus ports peale, sest vana seisab seal tanklas tünnide sees, kipub hapuks minema ja mõtelge, mis ta praegult on, siis ta oli ta kütusest tehtud, aga nüüd segatakse igasuguste muude asjadega teda pärast segamini igasugused need kookoseõlid ja mis siin on, ütleks see, et see on rohekütus ja nii edasi. Ja mis pärast siis, tal jääb seisma ja seisev nafta tuleb ära põletada ja praegult, kui sõjaolukorras ta põletatakse, siis nad saavadki platsi puhtaks mõnda aega.
ja saavad tünnid tühjaks, pumpavad seal ümber, teevad tünnid korda ja maakerast ju pumbatakse, pumbad ju töötavad, ajab seda naftat ju välja. Selle kohta võib ka eraldi saate või midagi teha, sest Ameerikas on Texasest tuleb ja Venemaalt tuleb Siberist sealt ülevalt kohinaga alla. Ja need pumbad, kui näete, need tasakaalomad, need ise liiguvad vaikselt edasi-tagasi ja nii edasi, nii edasi. Ja siin on mõttemall jah, et sellega kiirendame sõda, aga ma arvan, see on lihtsalt kasulik praegusel variandil, et on näidata, et mis te ise teete endale ja varsti olete lõhkise küna ees, teil ei ole enam tanklast midagi võtta. Ja vot see ongi see kahjulik ja kasuliku pool. Euroopa igatahes saab kahju, ma näen ju oma tanklatest ja kes nüüd arvab, et ma siin pooldan Venemaad või midagi, siin oleme te kuulnud, et see on Kasahhist tuleb hoopis see kütus ja meil on ka, võtke need bensiinijaamad on Neste, on Soome oma, kas Soomest tuleb meil kütus, ta on jule suur maardlate hulk või on siis see, mis ta meil on, Tsirkel või sealt on mingisugune ära või on Alexela, see on kõik Eesti omad või eesti keeles nad räägivad, aga näidake mulle, kus kohast tuleb meil Eestisse kütus maa seest, ma tean, põlevkivi on. Ja kuna ta maa seest tuleb, siis ta on rahvusvaheline ja suured kütusefirmad tegutsevad ja töötavad. Nii et see oli nüüd ütleme sissejuhatuseks selle kohta ja mõtelge, see on lihtsalt subjektiivne tehnokraadi mõtlemine, vaidlege vastu, pange argumente, eeldusi, aga ütlen ikkagi uuesti, sõjas ei ole võitjaid, sest kes on rünnakul, inimesed hukkuvad, kui taganetakse, inimesed hukkuvad, ühel on võidupüha, teisel on kaotuspüha ja samal ajal ma võin ka seda öelda, mul oli, isa oli laskurkorpuses ja 2 emapoolset venda olid Saksa sõjaväes ja kui olid need võidupühad või jaanipühad, siis alati üks ütles head kaotuspüha ja teine ütles head võidupüha, nii et ja kui hakkas jutt läks natukene, kelle püha see rohkem suurem on, siis tuli vanaema või ema lõi rusika laua peale, kui nüüd sõjajutt ka teil järgi jääs, on pidu läbi. Nii et kas kahjupidu või uudpidu, nii et alati lõppes see sedasi ära ja mehed võtsid viina ja oli. Ja võt niimoodi see meil Eestis kahjuks võib sedasi on. Ja meelde tuletada Primorsk, on vana Koivisto oli nimi, kuni 1948 muudeti ringi. Koivisto on soome keeles ju kask, kui tõlkida ära. Ja teine Ust-Luga, nagu nad kirjutavad, see ei ole mingi luga, see on Lauga jõgi. Nii nagu meil öeldakse, venele ütlevad, et Ust-Narva, see on Narva jõgi. Narva jõgi ja see Lauga jõgi on ühendatud ka ühe haruga Narva jõega, kui on üleujutused, siis tuleb sealt sahinaga ka juurde. Nii et kõik on ingeri, kõik on siin omad poisid ümberringi, nii et pommitame, klobime ja teeme pahandust. Nii et lähme siis nüüd piltide või küsimuste juurde. Kas Ursula von Leyen ütles Pariisis ka hullumeelset, ma arvan, see pakub ka huvi. No vot, näete pealkirjaga von der Leyen, tuumaenergia vastu töötamine oli strateegiline viga. Ja kui mäletate, kindla peale hiljuti oli Pariisis, ta pidas loengu maha, aga kas meil on midagi sellest pikalt räägitud? Ja kus kohast ma selle uudise nagu võtsin, ma ju olen teile kogu aeg rääkinud, et on ka olemas selline World Nuclear News kodulehekülg, kus saab ka uudiseid tuumakütuste, tuumajaamade, see on täielikult andmebaas. Ja vaata World Nuclear News.org ja seal ongi siis see ettekanne ja ettekanne on päris naljakas minu jauks, tehnokraadi jauks, sest tulevad sellised head sõnastused sisse, naiselikud, lapselikud sõnad. Kuulame siis, võib-olla saate ka natukene mõelda ja juurde naerda või midagi sellist.
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas uuest rahalisest toetustest uuenduslike tuumatehnoloogiatele ja Euroopa Liidu strateegiast väikeste moodulreaktorite jaoks, mille eesmärk on näha nende Euroopas tööle hakkamist 2030. aastate alguseks. Vaadake, kui ilus lause on. Palju on aastaid jäänud nüüd moodulreaktorid ja tuuma omad. Ma olen siin teile lugenud ja selgitanud ja kui te vaatate ka seda kodulehekülge, nii 10-12 aastat on üldse tuumaelektrijaama ehitamiseks, nii olukorra koha otsimine, projekteerimine, kõik. Ja siin tuleb, näete, kohe uuenduslikud ja väikesed moodulreaktorid. Need on iga õue peale tuleb see reaktor või kuidas see värk on. Et sedasi, nii nagu need rohetuulikud ja akupangad või iga õue peale nagu ei tahtnud panna, aga nüüd tulevad need moodul ära. Ja näete, mida ütleb siis meil see von der Leyen. See aitab 200 miljoni euro ehk 232 USA dollari suuna investeering, mida rahastatakse heitkoguste kauplemise süsteemi kaudu. Vaadake, teate küll, mis heitkoguste kauplemine on CO2, see, mida meie maksame, kui me tahame sealt torust, mida seal pommitati või sealt torust suitsu välja lasta, kuigi sealt seda CO2 ei tule. Püüdurid on ees, ta on niivõrd valge. Aga kuna on mingi tabeli järgi, Excel tabelist võetakse, et nii palju põlevkivi põletad ära, siis nii palju peab seda CO2 ka eralduma niimoodi. No, ja vot need on sellised raamatupidamise krutskid või kuidas neid võib öelda, et neid võib igat pidi panna. Tambu või konstandiks võib teda nimetada, nõukaajal oli selline, kui ei teadnud, mida on lisand. Nüüd on ta lisandväärtus või on ta igasugused muud väärtused. Kuigi varasti ja kapitalistlikus süsteemis, kui asi sai valmis, näiteks otsiti auto ära, siis automaksud, kõik need olid ju, tehas sai kätte ja müüja sai kätte, aga kui hakata sõitma ringi veel, siis keegi riik küsib ka veel automaksu. Vaat mis õigus on ja sama on ju maamaksuga. Maa on sul ära ostetud, see on nagu kinnisvaraga, siis ta vahepeal nagu kinnisvara sõidab nagu riigiga ringi või kuidas see on, et saad ju kinnisvara ja maamaksu peale panna, see on nagu liikuv või kinnisvara või ma ei oska öelda, näete, tehnokraadil on selline lugu, aga spekulant, see võib panna igasuguseid numbreid ja inimene on nõus spekulandile raha andma, ega midagi teha ei ole. Nii, ja näete, süsteemi kaudu saab Euroopa Liidu kodumaistatud vähese süsinikuheitega energiaallikatel, tuumaenergial ja taastuvatel energiaallikatel saada iseseisvuse, varustuskindluse ja konkurentsivõime ühiseks tagajateks. Vaadake, nüüd tuleb iseseisvus ka. Minu meelest oli iseseisvus oli tavaliselt kellel? Riikidel, rahval, kui nad oma orjapidajate ja vaenlaste vastu võitlesid. Aga nüüd saavad tuumajaamad ka iseseisvaks. Ise teeb seal, ise teeb omal ahelreaktsiooni ära. Tähendab võib-olla AI ka annab nõu, kuidas haamriga pähe anda ja nii edasi oli siin uudis ka, et teismeline noormees küsis, kuidas ema ära tappa, siis haamriga sobib küll, ütles tehisaru. Ja näete, iseseisvus tuleb sisse, ma ei saa aru sellest, inimesed, riigid ja meie tahaks nagu demokraatiat, aga ega siis nemad võivad seal ees olla ja rääkida. Ühiseks tagajateks, kui me selle kohe õigesti teeme, näed, kohe hakkas tegutsema ja Pariisis toimuval tuumaenergia tippkohtumisel peetud kõnes lisas ta. Vaadake, kuulake nüüd. 1990. aastal tuli 1/3 Euroopa elektrist tuumaenergiast. Õieti räägib. Tänapäeval
on see vaid ligi 15%. Oot, näe. See tuumaenergia osakaalu vähendamine oli valik. No kes see valiks siis? Mina küll ei valinud. Võib-olla keegi teist valis. Mõelge, usun, näete, tuleb nüüd usuga sisse. Ta on ka usklikuks lähevad poliitikud. Mina tean, et mina usun tehnika poolte ja mateeriasse ja kui vaatad ainuvälja, seal tuleb kõik ära, et tühjust ei ole olemas. Me oleme kõik seotud. Nii. See tuumaenergia oli ära. Usun, et Euroopa tegi strateegilise vea. Näete, et ta pööras selja usaldusväärsele ja taskukohasele vähese heitiga energiaallikale. Näete, Euroopa keeras selja. Aga meil on siin Eesti keerab selja või Eesti keerab hoopis kükakile, et tagant seebiga saaks. On selline loom või lind olemas nagu Eesti või Euroopa. Ikka riikide juhid peaks nagu olema siin sees ja ütlema nimeliselt, kes need olid. Aga küll ajalugu ja kui te meelde ei tule, siis saate ju AI käest küsida, ta ikka pakub seal mõned nimed välja. Ja kui pannakse ka mingisugune asi käima, et oleks vaja neid karistada ka, küll see tuleb. Ega nagu öeldakse, ükski heategu ei jää karistuseta, nii et arvestage, meie poliitikud, te olete 30 aastat siin rahvale head teinud, küll see headus ka tagasi tuleb, lisandub võib-olla, lisandväärtusega, nagu ta ütleb siin, konkurentsivõimele ja varustuskindlusega, siis varustatakse ka midagi, nii et lähme siis edasi. Näete, mulle see nii meeldis see lugu, et ma tõin ta siin esile. Nii, ja mida ta veel ütles? Võtame läbi. Ilus kohe kuulata. Ta ütles, et väikeste moodulreaktorite jaoks on 3 peamist elementi. Näete, elementidesse läheb juba sisse. Meil on molekuli ja mis lugege muultelt, tema oskab ka rääkida, aga nad on sarnased. Ma ega muidu ei saa. Esiteks vajame lihtsaid reegleid. Vaadake, kui lihtne reegel tuleb sisse kolinaga. Nii et tuumajaam on nii lihtne, et seal võivad kõik elektriku taustaga olla. Ja kuna siin saated alustab ka see Jaan Järviku saates, eelmine sügis hakati 1,9 miljoni euro eest tudengid otsima mööda tänavaid Tallinna Tehnikaülikool, siis näete, siin on see asi olemas. Ja loome regulatiivsed liivakastid. Nii et esimene tuumajaam läheb siis liivakasti ja kas need on nüüd laste liivakastid, ämbriga teeb seal tornid, jahutustornid või mingid korstnad valmis või on, et ettevõtted saaksid katsetada uuenduslikku tehnoloogiat. Näete, nad hakkavad moodulreaktoriga nüüd katsetama, kuidas see ahelreaktsioon tööle läheb. Kas seda saab kuidagi kinni hoida ja järsku paneb ta nii raginal pauguga minema, et on saastamine ka kaugel või kuidas see on? Näete, see on uuenduslik tehnoloogia, kõik uued trossikud peavad olema uued asjad. Teiseks, näete, peame investeeringuid mobiliseerima. Mobiilseks võtma, investeeringud sõidavad kohale mobiilsetena. Täna saan teatada, et loome 200 miljoni euro suurused tagatise, et toetada erasektori investeeringuid uuenduslikesse tuumatehnoloogiates. Vaadake, laborid hakkavad tekkima, mitte ei hakata neid töötavaid tuumareaktoreid või neid olemas olevad reaktorid tegema, vaid hakatakse alles välja mõtlema, sest tuleb uuenduse tehnoloogiasse, läheb 200 miljonit. Aga see võib ka olla selline huvitav asi, et kirjutatakse lihtsalt, me uuendame ja 200 miljonit läheb kuhugile tasku suuremasse ja see task on jule suure auguga. Ja vahendid tulevad meie heitkogustega kauplemissüsteemist. Nii et maksame rahulikult oma elektrijaamade pealt CO2, hoiame seda kinni ja nemad seal liivakastis uuendavad siis neid tuumareaktoreid.
ja kolmas, näete, 3 asja ta pani välja. Kolmandaks, see peab olema Euroopa ühine pingutus, nii et Euroopa pingutab, mitte riigid ei pinguta, ei Prantsusmaa, kellel on tuumajaamad kõige rohkem siin maailmas momendil, ja Saksamaa pani oma 33 kinni, näete, see on ka tema pingutus, nii et Saksamaa peab ka pingutama kuidagi. Kuigi nende Saksa tuumateadlased on ütelnud, et kui korralikult pingutada rahulikult, siis 5 reaktorit saaksid nad tööle. Küll koheselt kontrollides. Ja modulaarsed, aga neil ei ole modulaarsed, neil on need vanad, mis ikka toodavad ja kui käima tõmbad, siis töötab ikka täisvõimsusega ja näete, modulaarsete reaktorite ärimudel vajab ulatust. Need igale õue peale saab ulatuda üks modulaator püsti, üks reaktor. Nii et iga õue peal ei ole vaja seda kaevu või seda sauna, vaid aitab ühest reaktorist. Seega on Euroopa piiride ülene koostöö ülioluline. Seetõttu teeme liikmesriikidega koostööd, et ühtlustada nende regulatiivseid raamistikke, kiirendada lubade väljastamist. Need kui kiirendame, siis saame loa kohe kätte, ega siin vahet ei ole, kui maksad ümbrikuga tuled, kirjutame kohe alla, luba käes, anna minna. Ja arendada sektorile vajalikke oskusi, nüüd hakkavad sektorile veel oskusi ka nüüd arendama. Mitte ei ole vaja õppida, vaid arendame mingisuguse 2 või 1 küüruga kaameli, arendame välja sinna, et sektoril oleks oskused. Vaadake, need laused on niivõrd vägevad, et kindla peale siin on korralik AI selle kokku pannud. Ja keegi ei ole seda kontrollinud, tehnokraatlik AI, vaid on poliitiline AI. Et ta siin kasutab poliitloogikat mitte ära, sest näete, need oskused vajalikud tulevad. Samuti peaksid liikmesriikide ettevõtted ja usaldusväärsed partnerid kokku tulema. Nad peaksid tulema, aga nad ei viitsi tulla võib-olla. See on nii ära, et pead ikka koos käima seal suures Brüsseli kontoris ja põsklema seal ja musutama aga kui idamaale lähed, seal aitab väärikast käepiigistusest vabalt ja räägitakse asjadest, mis on mehelikud või naiselikud väärtused. Näete. Ja Euroopa Liidu liikmesriigid on tuumaenergia küsimustes ühenenud. Näete, on lõhki ka tõmmatud. Seda toodetakse ainult, näete, 27 liidu riigist 13 tuumaenergiat. Ja nad on nii lõhenenud. Ja selle häälekate vastaste hulka kuuluvad Saksamaa, Austria. Näete, nad karjuvad seal, ei trambivad, ei tule meie teie, ei pane neid käima. Näete, milline ühtsus meil siin Euroopa Liidus on, aga Ungari, Slovakkia, need rahulikult ilma kokku tulemata ehitavad nii Vene, VVR-i ja Westinghouse'i Ameerika tuumareaktorid ja nad ei aja mingid mooduleid taga, panevad masina püsti ja las töötab ja liivakasti nad ka ei hakka tegema. Aga kui on seal Paksis, seal on ju terve linn on ja seal on lasteaiad ja lasteaedadel on liivakastid seal kindlasti olemas, aga tuumareaktorid küll ei pane nad liivakasti. Kui üha rohkem liikmesriike töötab välja plaane uute võimsuste loomiseks ning mõned riigid vaatavad ümber oma varasemad järk-järguliste kaotamise poliitikad. Vaadake, jälle hea sõna. Mina ei saa aru, kuidas saab ühte poliitikat vaadata teise poliitikaga ringi. Mul on parem käsi, mul on vasak käsi. Mul on parem ajupoolkera ja vasak. Ja kui tahate teada, vasak ajupoolkera juhib inimesel paremat kehapoolt. Ja vasakpoolne jälle, või see parempoolne juhib jälle vasakpoolset keha. Parempoolne või vasakpoolne üks on selline, oskab arvutada, teab palju raha maksab, kuidas süüa, aga teine pool on jälle empaatia, tema armastab kunsti ja armastab naist
või meest või vot selline ära, lapsi ja nii edasi. Ja kui need kõik on sassi, siis on kõik läbi, siis on vägistajad ja muud poliitikad kohal, nii et järk-järguline poliitika on siin. Nii, saime siis edasi ja nüüd lähme siis järgmise küsimuse juurde, mis meil siin oli. See küsimus oli rekordiline elekter, need kas ajab hulluks, miks päikeseparke üksteise järel suletakse. Siin on ju lihtsalt pilt olemas, ilus suur park, näete, siin on nii ja päikest võtta või ei saa päikest võtta ja pilt on aruanne AI poolt tehtud ja näete, siin on ees on see akupank, kuhu korjatakse sisse ja inverterid, nii et on ära ja siin on mingi keelumärk ka, et varesed ei lenda või kes siin ei lenda, ma ei tea, ja siin on ka ära kisu. Nii et lähme siis edasi. Need ka oluline asi Saksamaal. Saksamaa raporteerib rekorditest tuule- ja päikeseenergia laiendamisest, rekorditest paigaldatud võimsusest, rekorditest rohelisest üleminekust ja samal ajal rekorditest välja lülitatavate energia hulgast. Näete, kui ilusti puha rekordeid täis, varem ei olnud vaja elektriga mingit rekordit teha, oli olümpiamängudel, vaatasime, kuidas meil ikka inimesed teevad rekordid, on nii palju tööd teinud, et hüppab kõrgust või jookseb teistest kiiremini, põnev, aga nüüd, kui muud meil ei ole, ega olümpiamängudele kõik ei pääse, aga vähemalt need Saksamaa saab rekordid välja käia rohelisest jalajälgedest või. Ja näed, Saksamaal on nii palju päikesepaneele, et päikesepaistel päevadel toodetakse liiga palju elektrit. No vot, see on rekord või? Sarnane olukord on tuulikutega tuulistel päevadel, kuid piirangute vähendamiseks ja negatiivsete elektrihindade vältimiseks sulgevad paljud operaatorid sellises olukordades vabatahtlikult tootmise. Näete, kui selle sinise pealt lähete, siis näitab operaatorite hulk. Ja praeguste andmete kohaselt sulgesid operaatorid eelmine aasta, aruanded tulevad ikka aastaaruanne ja siin maksuaruanded ja kõik need tulevad ju ilusti õigel ajal aasta hiljem. Õigel ajal pead ära tegema, muidu saad maksuametit kolaka ka veel sellise liivakastis oleku eest, et sa käisid mängimas, talle ei eralda. Ja näete, umbes 1,75 teravatti tundi päikese tuuleenergia tootmist sulgesid. Nii korraga ei olnud teda kuhugile panna võtta. See on umbes 25% kasv ja seega uus rekord. Näete, siin teevad rekordid. Rahulikult, me saame ainult rekorditest teada aasta hiljem, kes lugeda viitsib, aga olümpiamängudel vaadatakse kogu aeg ja no nii ta on. Ja põhjus on lihtne, nende elektrijaamade operaatorid ei saa enam oma elektri eest valitsuse garanteeritud soodustariifi. Need sakslasel on ka näpud põhja läinud, et valitsus ei anna, nad räägivad küll, anname siia, anname tänna, aga need ei tule. Seetõttu on jaamade sulgemine soodsam kui toodetud elektri müümine negatiivse hindadega ja seega kahjumi andmine. Nii nõnda nimetatud kannibalism. Probleem on eriti kahjulik. Iga uus päike või tuulepark vähendab olemasolevate jaamade tulusid, kuna need kõik toodavad samaaegselt. Mida suurem on laiendamine, seda halvemaks muutub majanduslik tasuvus. Tulemuseks on ennast hävitav süsteem, mis tekitab üha suurenevaid toetusi, üha suurem sekkumisi ja üha suuremat stagnatsiooni. See vabatahtlik iseseisev sulgemine on kasulik elektrivõrkudele, mis on teatud ilmastiku tingimuste korral ülekoormatud. Muidu kui põlevad maha, isolaatorid löövad üle. See vähendab võrguoperaatorite poolsete elektrienergia piiramise sagedust ja hoiab ära võrgukulude veelgi suurema tõusu.
kuigi energiasiirde lobi selle üle kurdab, on varustuskindlus olulisem kui uute rekordarvude avaldamine pseudorohelise elektrikorda. Need rekordid ei taheta ka avaldada ja et varustuskindlus on nagu olulisem. Nii, kuid lõpuks muutub tuule- ja päikeseelektrijaamade edasine laienemine üha suuremaks probleemiks. Erinevalt tavapärastest elektrijaamadest ei ole need juhitavad, vaid sõltuvad ilmast. Sobiva ilmaga toodavad nad liiga palju elektrit, ebasobiva ilmaga vähe või üldsegi mitte. Nii, nüüd tulime siis suurele ekraanile. Kas oli ka midagi sellist huvitavamat, õpetlikku, aga tundub, et sakslastel ka nagu mõistus hakkab tulema vaikselt tagasi või mis sa arvad? Aitäh sulle, Andres, suurepärase ettekande eest. No kuulasin sind ja minu meelest hetkel on sihuke seis, et Euroopa on rekordaeg olnud ilma elektrita tänu rohepöördele. Sellepärast, et me teame siin Hispaania elektrikatkestusi ja blackdown'e ja et sihukese rohepöördega rikuti ära see elektristabiilsus, mis meil on aastakümneid, meil oli stabiilne elekter, siis lõhuti ära ja hakati mingit kuradi tiivikuid ja päikesepaneeliparke ehitama. Ja mille me saimegi ebastabiilsuse ja see on hullumaja ja pluss veel see, et meil ei ole korralikku elektriühendust, meil ei ole stabiilset elektriühendust ja pluss veel meid maksustatakse surnuks sellega. No, see on täielik karahuul, mis toimub. Aga siinkohal läheme küsimustega edasi. Kas siis elektriautod sõidavad varsti ilma akudeta, sest tehased suletakse? Kas Euroopa Liidu tööstusjuhid nõuavad elektrihindade langetamist? Palun, Andres. Küsimused on jälle väga vajalikud, sellepärast siin meil on näha iga poe juures, iga mingisuguse kohviku juurde on tekkinud see elektriauto laadimispunkt ja ainukene asi, need kohad parklas on millegipärast tühjad, kui käite ükskõik mis suurema serveri juures või kusagil. Ja hakkame siis kohe, läheme piltide või jutu juurde ja faktide juurde. Nii. Ja nüüd siis pildil. Ja jutt hakkab niimoodi lihtsalt pihta, näete, elektriautodele pole nõudlust. Kaiserlauteri akudegi ka tehas tühistati, ehk läheb pankrot. Näete, ostame auto, aga ei olegi midagi sisse panna. Ja akude aeg, mis ta on, igal pool, kui olete lugenud, vaadanud, on maksimaalselt võib-olla annab 10 aastat, aga autodel on ta väiksem. Need ei ole nii suured pargid ja nii suur võimsus taga. Nii et saab kiiremini autodest lahti ja surnu ei ole viia ja uut ei ole midagi vahele panna enam. Nii, vaatame siis uudise üle. Akude ühisettevõte ACC on nüüd lõplikult tühistanud oma kavandatud gigatehase Kaiserlauteris. Investeerida pidi 100 miljonit eurosid maksumaksja raha, kuid elektriautode nõudlus on endiselt oodatust tunduvalt madalam ja ettevõte ei ole kallil Saksamaal lihtsalt kasumlik. Roheline unistus iseseisvast Euroopa akude tootmisest on aurustunud. Vaadake, kui ilus ütlus, aurustus ära. Euroopa akude ühisettevõte Automotive Cells Company on ametlikult loobunud plaanides rajada suur akutehas Kaiserlauterni plats, Reisrallplatsi, ka sõsarprojekt Thermolis Itaalias on tühistatud. Näete, suured firmad, ta on ju automotiivi lugu, tehas
on Saksamaal kui ka Itaalias, tütar on tühistatud. Ettevõte teatas 7. veebruaril, et alates 24. aastast maist peatatud projektide taaskäivitamise tingimused tõenäoliselt ei täideta. Ta seisis, näete, ei võeta. Ja läbirääkimised töönõukogude ja ametiühingutega projekti lõpetamise osas on alanud. Näete, ACC suurim aktsionär. Näete, on ta suurim aktsionär, nii nagu ma siin räägin, auto ja suured giganttehased ja kütusemüüjad ja muud sellised on suured. Ja näete, et see on ainult üks osanik. Mercedes-Benzi ja Total Energy ühisettevõttes kolmekesti on. Eesmärk oli gigatehaste abil vähendada Euroopa sõltuvust Aasia akutootjatest. Algselt oli plaanis 3 tehast, näete. Kaiserslauteri tehas pidi tootma akusid umbes 600 000 elektrisõidukile aastas ja pidi looma 2000 uut töökohta Saksamaal. Aga näete, kuid juba 24. aasta mais peatas ACC ajutiselt ehituse Saksamaal ja Itaalias. Ainult Pilli-Berslau-Dovrini põhja Prantsusmaa tehas, mis juba toodab, jääb esmase innovatsioonikeskusena. Näete, ta jääb ainult seal, kui palju ta jõuab, lihtsalt näidisena see on. Ja põhjus, näete, on siin ilusti öeldud. Elektriautode nõudlus Euroopas on oodatust oluliselt nõrgem. Lisaks sellele langeb Stellantis aktsia hind järsult. Autotootja registreeris eelmisel nädalal 22,2 miljardi euro suurusest allahindlused ja teatas, et vähendab oluliselt oma elektriautode arendamise plaane. Selle tulemusel langesid ettevõtte aktsiaid 1/5. Vaat 1/5, näete, ei, see on 1/4, nii palju kui sealt naftat transpordi Hormuzist räägitakse tuleb. Ja näete, mis siis ütlevad ilusti edasi. Sulgege vaatamata toetustele on ettepanek. Saksamaa ja Prantsusmaa olid lubanud ACC-le eraldada 1,3 miljardit eurot. Ainuüksi Saksamaa objekt pidi saama maksumaksja raha ligikaudu 437 miljonit eurot. Ja 2021. aasta septembris esitasid toonane liidumaa majandusminister Peter Altmaier ja Rheinland-Platsi minister president Malu Dreyer vastava rahastamisteatise. See uudis tabas Kaiserslauteri piirkonda valusalt. Akutehases nähti suurt lootust tulevaste tööstuslike töökohtade loomiseks. ACC Saksamaa töönõukogu esimees Florian Kramp ütles, et ta on väga pettunud ja frustreerunud. Tehase rajamiseks oli ta juba palganud 90 töötajat. Näete, ette juba rõõmustas ja inimestele kutsuti kohale ja et saad tööd ja hakkate tööle, aga näed, tuleb välja, et ei olegi tööd hoopis. Et on valega, kutsuti, tehti inimestele head rõõmu ja nii edasi, nii edasi. Ja IG Metall, mitte piirkonna juht Jörg Köllinger nimetas otsust ratsionaalseks ja vastutustundet. Kogu piirkond on šokeeritud, vastupidavaid tarneahelad sel viisil ei ehitata. Need vale anti välja, need ei saa midagi teha. Ja peaminister Alexander Schweitzer nimetas ACC otsust kahetsusväärseks. Näete, kahetsusväärse võime ikka nimetada, kui midagi ei lähe. Aga tavaliselt, kui midagi hakata tegema, ega see ei ole selline tegevus, mis nõuab niimoodi inimlikult ilma mõtlemata tegevust. Näiteks kui te sööte
siis tegelikult peate ju tualetis ka käima, see on selline tegevus, mis ei ole vaja planeerida, see on iseenesest. Aga kui te hakkate midagi ehitama, maja või sauna, siis peate ikka plaanid panema ja mõtlema, kellele te selle ehitate ja milleks te ehitate. Aga näete, kui teil ei ole seda plaani, on mingisugune number, nagu eelmine punkt oli, rekordite jaoks teha asju, siis need rekordid on nii tühised, et sealt hüppate küll kõrgust, aga selle lati alt läbi. Näete Saksamaa ja Rheinland platsi kui äritegevuse asukohtade jaoks. See oli kindlasti ka arvestades asjaolu, et keemiateha ettevõtte BASF, teate küll seda, kes meil igasuguseid neid pesuvahendid toodab, Saksamaalt tuleb. Liidumaa suurim tööandja investeeris äsja umbes 8,7 miljardit eurot Hiinasse asuvasse tehasesse. Näete, keemiatehas läks Hiinasse, BASF, no need, millega te pesu pesete ja toidunõusid pesete, need pesuvahendid. Uus integreeritud tehas peaks avama märtsis oma uksed. ACC kadumine pole ainus tagasilöök Euroopa aku projektidele. Northvolt on maksujõuetu. Porsche Cellforce on oma plaanid suure jõudlusega elementi tootmiseks tühistanud. Euroopa tööstus on hädas kõrgete energiahindadega, bürokraatide takistuse ja tohutu konkurentsiga Hiinas, kus akuelemente toodetakse oluliselt odavamalt ja see kehtib enama kui ainult akuelementide kohta. Nägite siin, mis siis aku tehas, suur korporatsioon pani kinni. Nii, ja lähme siis teise küsimuse juurde, mis siin oli, kas Euroopa Liidu tööstusjuhid nõuavad elektrihindade langetamist. Näete, siin me nägime, hindadega läks ja akutehast läks sinna heasse kohta 2 poolkera vahele kuhugile, see, mis seal istmiku juures on. Aga näete, et ülejäänud tööstus ka soovib ka edasi tegutseda, sellepärast et see annab toitu ja leiba ka lihtsatele inimestele, kes koha peal elavad, ega siis direktor ja need juhid ei ole süüdi. Ja mis siis toimub, näete, kuigi Euroopa Parlament kiitis hiljuti heaks kliimapoliitika jätkamise, tõstavad Euroopa tööstusjuhid vastupani hääli. Energiahinnad on liiga kõrged ja hävitavad rahvusvahelise konkurentsivõime. Enamiku Euroopa riikide valitsevad poliitikud, aga ka Euroopa Liidu enda tasandil näivad olevat kaotanud igasuguse sideme reaalsusega. Tundub nagu ainult juhib ju kes AI, sest reaalselt nad ei näe, et inimene süüa tahab, aga AI, kui talle ütled midagi, küll ta siis midagi aitab. Ja ploki konkurentsivõime parandamise asemel keskenduvad nad juba niigi ülemäära kõrgete elektrihindade edasisele tõstmisele, mida õhutab üldine kliimahüsteeria. Nüüd nõuavad 100 Euroopa ettevõtete juhid Brüsselilt meetmeid energiahindade alandamiseks. Nad hoiatasid, et tegevusetus tooks kaasa investeeringute väljavoolu ja nõrgestaks veelgi Euroopa ettevõtete konkurentsivõimed. Ma arvan, et siin on samasugused probleemid, kuna me oleme ka Euroopa Liidus ja tahame seal kogu aeg olla, meid ei huvita mingid muud ära, sest siin mingi poliitik ka ütles, välisminister, et on vaja Hiina tükeldada või midagi ta sellist rääkis, et siis saaks võib-olla tüki omale või kuidas see värk on, ma ei tea. Euroopa Liidu elektrihinnad Euroopas on endiselt kõrgemad kui konkureerivates riikides. CO2 kulud on Euroopas ainulaadne omadus. Näete, Euroopa ainult selle sisse sureb, aga seal ida pool ei sure. Ja süsteem on loodud nii, et need aasta-aastalt kulusid suurendaksid. Iseenesest nagu eksponentvõrrand töötab
rahulikult läheb mitte pikkamööda, aga paneb seal ruuduga või korrutate ruuduga läheb kohe kolinaga. Ja selgitasid juhid avalduses, millele kirjutasid alla mitmed sajad tegevjuhid, mis esitati Antwerpeni Euroopa tööstuse tippkohtumisel. Järgmised 5 aastat on Euroopa tööstusele paljude aastakümnete kõige keerulisemad. Jätkati avalduses ja lisati, ükskõik kui tõsine olukord ka poleks, pole tulemus vältimatu. Me saame sellega hakkama, kuigi te tegutsete. Näete, siin ütlebki, siin ei tohi kuidagimoodi huultelt lugeda, peab tegutsema, võtma need CO2 kulud ära ja siin meil ka võiks ära võtta, arvata, et siis midagi väga drastilist juhtub. Ma ei usu, et midagi drastilist juhtub. Aga muidugi, kui poliitikud on kusagil näiteks seal Epsteini süsteemist ees olnud ja talle öeldakse, kuule, sa pead ikka alla kirjutama, muidu näitame mingeid rõvedaid pilte rahvale, ju siis sellepärast võib-olla jätkub. Nii et see Epsteini sündroom, mõelge selle üle, võib-olla see pidurdab ja parem oleks, kui nad ära kõrvale läheksid ise, aga nad ei saa minna ka, nii et valik on teie, kui need valimised tulevad, kui need nimed tulevad sisse, siin on ju laste piltnik ka olnud, laste porno oma on väga kuulus ja nii edasi, nii edasi. Meil teistes riikides vist ei ole selliseid või on, ma ka ei tea täpsemalt seda. Nii et vaatame siis selle ka veel üle selles avalduses, et need ärimehed või töösturid Euroopas, seal Saksamaal tahavad ikka hindesid alla saada. Avalduses kutsuti üles langetama elektri hinda 21. aasta eelsele tasemele. Näete, nad tahavad ka mitte nii palju, aga 44 eurole tahavad saada, megavatt-tunni kohta. Euroopa kaotab tööstusvõimsust kiirusega, mida me pole kunagi varem näinud. See ei ole ajutine langus, see on struktuuriline nihe konkurentsivõimes, mis mõjutab kõiki tootmissektoreid. Vahel põige ka, mäletate kindlalt, oli selline firma nagu Philips, pirnid, lambid nagu on, aga seda Philipsit enam ei ole siin mitu aastat. Ja sama võib öelda, ka selline oli ennem Armeenia konjak oli olemas. See veel müüs ka maha, kas 3 või 6 miljoniga, nende Armeenia president on nüüd brändi selle nimetus, et konjaku nimi ei sobi, kuigi see konjaku nimetus anti suurel maailmanäitusel degustaatorite poolt, et see nimi ja see maitse annab konjaki mõõdu täielikult välja ja see ei olnud ühe inimese arvamus, et kui see patent ja see ära registreerib. Ja ka näete, kui ei taha elada siin maa peal ja rahakene saab otsa, aga läinud kõik nagu CO2 ütleme on nii mürgini. Ja näete, BASF-i tegevdirektor, kes Hiinasse läks, see keemiapoiss, juhatuse esimees Euroopa Keemiatööstuse nõukogu president Kameks ütleb, et ei ole ajutine, et ta koliski minema. Avaldus järgneb intervjuule American Financial Timesiks, just sellesamase BASF-i, selle keemiatööstuse kontserni suur auväärt, vaadake pesu. Paki peal on ta olemas pesupulbripakkidel ja keemial ja kõik need WC igasugused asjad. Selles ütles ta, et Euroopa Liit peab kiiresti oma heitkogustega kauplemise süsteemi ümber vaatama. Mida sa ümber vaatad, lükka see minema, võta see paber. Kuidas siis tehakse paberitega, istutakse maha, tõstetakse pilgud ära, teeme sellele paberile 1-0. Tõmbame ta tükkideks ja kui vaja, paneme ka tuhatoosi põlema, et on see kauplemine on läbi, aitab küll lollustega kaubelda. See on ju õhu kauplemine, ei ole vaja ümber mitte midagi vaadata, see on
ja peatama tasuta CO kvootide kavandatud järk-järgulise kaotamise. Nüüd on mingid, antakse tasuta kvoote ka, mille pärast, ma ei saa aru, minule ei saaks anda ja ma arvan, Maarja, sulle ka ei saaks anda tasuta kvooti, sellepärast sisse me hingame hapnikuga, välja tuleb CO2, nii et meil on maksud peal ja siin kellegile antakse siis tasuta. Minu meelest see on täitsa Solleri tegevus, kui keegi saab tasuta CO2 kvootidega, et vältida keemiatööstuse kokkuvarisemist, näete. Kuid Brüssel jääb oma valitud kursile kindlaks. Kuni viimane tehase värav suletakse ja kõiki tööstustooteid saab kunstlikult importida kolmandatest riikidest CO2 maksude kaudu. Aga siis on Euroopa jaoks äritegevuse asukohane niikuinii liiga hilja. Nii, ja tuleme siis suurele pildile lihtsalt ja mõtle, kas siin on ka midagi huvitavat või on vaja lihtsalt tegutseda, mitte mulli ajada, sest mull on juba ammu lõhki, on näha ükskõik, millise uudise lahti võtab, on ta Timesi või mingi firma oma, kõik ütlevad, et vaja kõik see alustada nagu restardina. Ja miks siis, et me nüüd arvutid minema ei viska aknas, kui arvuti hakkab ka lolli panema, me teeme arvutile restardi korraks. Lülitame vooluvõrgust ta välja ja ta ise loeb uuesti ennast õigeks. Nii et, mis sa arvad? Aitäh sulle, Andres. Sa rääkisid siin ka elektriautodest ja elektriautode see süsteem on meie kliimavööndis on läbi kukkunud projekt sisuliselt. Ma ei saagi nüüd aru, nagu mindi kogu maailma autopargiga mindi elektriautode peale ja arvestada seda, et osa maailma kliimast on ju miinuskraadid, on talv, nagu meil. Ja need akud ei õigusta ennast, sest nad lähevad tühjaks. Ja nende maht väheneb, pluss autod peavad ennast talvel soendama ja 100 asja tegema, mis nii-öelda ka nende sõidukilomeetreid siis vähendab. Et meie kliimavööndis täna hetkel ainuke kütus on fossiilne kütus, ehk siis bensiin ja diisel ja elektri teemaga läheb veel aega. Millal neid akusid nii heaks arendatakse, et nad siin näiteks -20-ga on sama head nagu +20-ga, et ma ei kujuta ette, millal see sinna maani jõuab. Aga sa puudutasid siin ka alkoholi küsimust, oli siin konjaki teema, siis kuna ma olen nii-öelda Urmas Otspere Kelnerite Liidu presidendi õpilane Pikkolost ja mäletan väga hästi, et konjak tuleb Kognaki piirkonnast, see on patenteeritud ja mujal, mis kõik on tegelikult brändi. Et siin ma ei teagi, on see nüüd sinu parandus või kuulajatele siis tähelepanekuks, et ainult konjak tuleb Kognaki piirkonnast ja Prantsusmaalt, et see jätke omale meelde, et ülejäänud kõik on brändid. Aga siinkohal saimegi ägeda saate jälle kokku ja kõike head ja järgmise korrani. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.